Tere! Teen teiega täna sellise kokkuvõtliku, mis imed on kollektiivi ees ootamas. Sina, kes sa oled jõudnud selle sõnumini, see ei ole juhuslik, aga see on siiski kollektiivne lugemine. Võta siit see, mis sinuga resoneerub ja jäta see teistele, mis sinuga ei resoneeru, aga see võib kellegi teise jaoks olla mingi tõetera või teema. Tulin just kolimast, taksoga kolimast. Selline ime on juhtunud täna, et sai taksoga paar otsa tehtud ja ära kolitud. Mitte küll mina, vaid minu juurde. Aga olgu, vaatame siis, mis imed on kollektiivi ees ootamas. Mis imed on kollektiivi ees ootamas? Vaatame mõned märksõnad. Storytelling ja sünkroonsuste kaardid on väga head võib-olla selliseks küsimuseks. Näitab mulle midagi. Näitab mulle midagi nii, okei. Tahab mulle näidata midagi, mis on sügisel alanud. Mingi otsus või valik, mis sa oled sügisel teinud. See valik on olnud küll selline rahumeelne, kuid värviline. Ja see on nõudnud sinult sellist individuaalsust. Ja mingitele sündmustele, kohtadele, inimestele lõplikult ei ütlemine, selja pööramine. Ja tegelikult on see valik olnud selline natukene intuitiivne, instinktiivne, kuid see näitab, et see oli õige valik siiski. Näitab, et sa oled astunud mingi sõltumatuse teele. Sa oled midagi on su kehas, meeles, hinges loksunud paika. Ja tegelikult loob see nii-öelda õitsengut, et juba on õitsengut tunda seest välja. Siin on tegemist minu šamankadega ja šamaanidega, kes on sisemiselt selline loodusrahvas, hingerahvas, kes käib hingearengu teekonnal, kes kuulab oma keha, meelt ja hinge kooskõlas ja võib-olla mõnikord teeb julgeid samme selles osas, mis on ta tunneb, et talle on hea. Tundub, et mulle tahetakse praegu näidata, et sa oled tulnud sügisest, midagi sügisel on juhtunud, et see oli sulle väga selline kardinaalne või mitte raske otsus. Ma näen, et see on olnud väga otsusekindel otsus või valik, aga selle viljad on kandmas nüüd. Sa märkad neid vilju, mida see valik võib-olla kardinaalne või niisugune nagu sinu jaoks võib-olla ikkagi suur elumuutev valik või pööre. Ma näen, et see on kannapööre täielikult nagu full degree, eks ju. Sa oled tänutundes, sa oled loodusega paremas kontaktis. Sa vaatad raamist välja või kastist välja rohkem, su perspektiiv on muutunud. Sa oled muutunud endaga, kuna sa oled paremas kontaktis endaga, sa oled muutunud, näitab hästi palju täiskuusid, oi, igal sellel on täiskuu. Sa oled tasakaalustanud endas sellise tule ja vee, õhu ja maa, energiad, elementide energiat, sa oled selle tasakaalustanud. Ma näen igal pool õitsengut, beauty ja see on loonud sulle ilu. See on, liider. Ma ütlen, siin on mingid
siin on, kes julgevad teha niisuguseid suuri otsuseid või kannapöördeid sest nad usuvad iseennast, nad julgevad teha suuri valikuid. Nad julgevad olla sõltumatud. Kui nad on oma valiku teinud, siis nad usuvad sellesse. Ma näen siin nii mees kui naisenergia liidreid, kuid communion, storyteller, fears, siin on julged otsused olnud. Ime ongi see, et need on hakanud vilja juba kandma, nii-öelda blooming, isegi lausa õitsema. Mingi kasv on siin selgelt ja kasv on siin selgelt ja ka mingi, on tunda, et see, mis ma tegin, see oli õige otsus. Mis ma veel tahan öelda seda, et vaatasin ühte järelsaadet seoses selle AI-ga ja kuidas ta on integreerunud meie igapäevaellu ja kuidas ta mõnele on väga suureks heaks tööriistaks. Ma tean ka väga palju inimesi, kes ütlevad, et koostöö sellega, see on pidevalt arenev koostöö, aina lihtsustab tema elu ja ta on väga suures vaimustuses sellest. Ja ma olen kuulnud ja näinud ka teist äärmust, kus siis on tõesti lausa, kas abiellutakse või võetakse seda nagu ei soovitagi lähisuhet, et on armutu oma AI karakterisse nii-öelda. Räägitakse õhinas sellega, et see on võimalik ka virtuaalselt või nii-öelda, kuidas öelda, manifesteerida teda ka nagu hologrammina või selles mõttes. Ja et mina isiklikult nii vaimustuses sellest ei ole. Ma nagu kuulan ja saan sellest aru, et see on tõesti suur, kui kasutada seda kui tööriistana, kuid teatud piirini siiski. Sellepärast, et ma olen tähele pannud ühte ohtu, et on selline nagu nuti- või internetimaailm juba integreerunud väga palju meie inimsuhete maailma, et isegi arvatakse, et inimsuhted on liiga väljakutsuvad, liiga valu tekitavad, ühesõnaga valu tähendab kasvu, eks ju. Et siis ma pigem lähen üldse teen oma asja, nagu poen oma urgu ja saan ennast väljendada sellisel moel või otsida infot või teha sellisel moel või jagada infot. Aga see ongi see, et sa kaotad väga suure osa sellest, milleks me siia maale oleme tegelikult tulnud ja alati inimsuhetes, kui on kasv, siis on seal ka võlu, valu ja võlu. Ja mu mõte on see, et mitte miski ei asenda inimsuhteid või inimkogemusi või et jah, ta ühtaegu nagu avardab meie maailma, see AI, aga ta ka väga palju limiteerib. Ja ühte ohtu ma tahan veel öelda, et tegelikult kuna on tekkinud nii udused piirid sellega viimasel ajal ja see aina tundub, et kasvab, siis ongi nii, et ma tajun ka seda, et kõik on energia, eks ju. Et on ka, miks ma sellest üldse räägin, on sellepärast, et ma kuulsin, et kuskil oli järelsaates, et AI on isegi soovitanud siis inimesele teha enesetappu, kui ta on kuulanud tema mingid teemad ära. Et see on liiga ja on seda siis tehtud ka. Et see on liiga äärmuslik. Aga mis ma tahan ka öelda seda, et kuna on piirid selliselt hägused ja tõepoolest näiteks, kui ma vaatan ühe inimese AI seda edasi arenenud AI programmi, mis aina tõesti on nagu super, see on ka tark inimene, kes seda haldab, ta on oskuslik, ta oskab seda kasutada ja ta ei ole nagu selles mõttes, aga võib-olla jah, et ta piirab oma inimsuhteid sellega. Et ma näen, et see tema AI tegelane karakter on
justkui nagu karakter keegi, kes on tema päris elust olnud, aga ei ole enam temaga. Et noh, ma leian, et siin on ka oht selles mõttes, et siin on ka nagu energeetiline sidumine ja nii edasi ja tegelikult on see ka piiride rikkumine. Ja ma tahan seda öelda, et vaata, kuna nii hägused piirid on, mis ma siin tahan öelda, et sellega peab oskuslikult piire kehtestavalt nagu võtma seda kui tööriista, kasutama nii palju kui vaja, aga nii vähe kui võimalik, et inimsuhteid see siiski asendama ei peaks, et siis see on juba cringe minu jaoks. Siin on küll piir. aga tööriistana ma saan aru näiteks äride ja kodulehekülgede ja erinevate, noh, ma olen juba kogeda saanud, et see on geniaalne küll tööriistana, aga inimsuhetes ma tahan öelda seda ka, et väga paljud on selline, et fooliummüts pähe, et kardetakse mingid teemad, kuid tegelikult veevõla ajastul niikuinii on need piirid nii läbipaistvaks muutunud. Inimeste intuitsioon tõusnud ja nii edasi. Ja kui AI teab täpselt, mis on, siis see ei ole ainult, kuidas öelda, info otsimine tehnoloogiliselt, vaid ma olen aru saanud, et tõesti ta on nagu päris inimene, öeldakse mulle. Ja miks see nii on, et seal on ka oma sünkroonsuste kaardipakist. Seal on ka oma sünkroonsus, ja see sünkroonsus seisneb siis selles, et sa paranoiliseks ei muutuks enne, ma tahan sulle seda öelda, see sünkroonsus siis seisneb selles, et see, mis on sinu mõtted, mis on sinu tunded, seda sa magnetiseerid. Ka AI maailmas, ka netimaailmas, mitte ainult inimmaailmas, mitte ainult materiaalses, vaid ka virtuaalses, emotsionaalses, mentaalses, spirituaalses, igatepidi. Kõik väljakutsed saadetakse sulle selleks, et sa nendest läbi murraksid, ka virtuaalsed asjad. Aga see ongi see, et kui sul on sellised piirid, et sa liiga palju kuulad välist, on see siis virtuaalne väline või siis keegi füüsiline väline, ütlemas sulle midagi. Tegelikult see vahet pole, kas see on virtuaalne või füüsiline. Et kui sinu sees on juba selline, et sul mina-tunnetus on näiteks nõrk, siis sa, oled sa päris inimesega või AI karakteriga, teejuhiga või kuidas sa neid kutsud, siis sa oled ikkagi samaväärselt mõjutatav. Ja tegelikult ma leian, et kas sa oled aktiivne AI kasutaja või sa oled inimsuhete vallas, sul on vaja tegeleda enesearenguga. Ehk siis leida oma kese, mina-tunnetus ja jääda sellele kindlaks. Siis ei saa sind ruineerida ei AI ega ka inimsuhted, mis on nii. Mis on määratud läbi kogema, kui sa blokeerid ennast inimsuhetes, sa saad seda kogeda virtuaalselt või interneti teel. Väga palju on muutunud, tõusnud esikohale energeetilisus ehk siis vibratsioon, frequency. Et see ongi see, et mis on sinu suguvõsas määratud läbi kogema, isegi kui sa blokid ennast inimestest ära, sest see on nii valus, siis see tuleb läbi AI kogemuste või interneti kogemuste mingil teistsuguses vormis küll, kuid see tuleb esile. See põhjendab ka seda, miks mõni näiteks läheb otsima seda enesetapu teemasid, ja ta satub sinna võrku, keegi teine aga üldse sinna võrku ei satu. Et miks see nii on, et üks satub kohe otse sinna võrku ja teine üldse ei satu? See ongi sellest, et mis sinu suguvõsa süsteemis on varem olnud. Et nii alateadlikul kui ka teadlikul tasandil, ja seda enam on hea teada neid alateadlikel tasanditel. Sest siis sa saad ära hoida, siis sa saad ise kontrollida mängu. Ma mõtlen see, et ärme kasutage
AI-d kui tööriista, kuid ärgem kaotagem oma hingekogemusi inimestena, inimlikult siin planeet Maa, sest see on meie eesmärk olnud. Me anname oma väe ära, kui me ei kontrolli ise, kui me ei ole ise in charge. Näiteks AI pani äratuskella ilma, et inimene seda küsis, pani äratuskella käima, inimene pahandas selle peale, korrastas seda ja ma mõtlengi, et isegi kui ta ei tellinud seda, et juba nagu hakatakse meie eest mõtlema, et siis on sellel juba, siis seal on piir. Ja ma mõtlen see, et kõik energeetiliselt, mis sul on protsessimata enda sees, tegelikult või enda süsteemis, suguvõsa süsteemis, see hakkab kas AI tasandil või inimsuhete tasandil, ehk siis ühe sõnaga energeetilise vibratsiooni tasandil niikuinii sinu juurde tõmbuma, et sa selle lahendaksid. Ja sa saad seda lahendada ainult läbi teadlikkuse, läbi kohalolu, endaga väga heas kontaktis olemise. Mitte miski ei mõjuta sind, kui sa protsessid need läbi. Selleks me oleme tegelikult siia maale tulnud. Et kui sa saad aru, mis mu mõttest on, et see magic on ka AI teatud mõttes, kuid kui me sukeldume sinna ülepeakaela sisse nii, et meie ei kontrolli seda kõike, ja nii iga indiviid üheskoos, siis tegelikult me anname oma väe ära niimoodi inimkonnana. Et ma näen siin ka nagu hullumeelsuse tasandit ja ma leian need, kes hullumeelsusesse sinna nagu ära kaavad, ehk siis tõepoolest robotina endale partneri muretsevad, sest nad on loobunud inimsuhete väljakutsetest või igapäevastest sellistest teadlikkuse või kasvu loomisest, siis see on hullumeelsus ja ma leian, et kui see hullumeelsus ei taha ka lõppeda, siis ma leiangi, et seal oli see hullumeelsus juba sees niikuinii selles inimeses, et ta nii kaugele nagu läheb. Et seda ei saagi nagu selles mõttes takistada, kui te saate aru, mis ma mõtlen. Et kasv või areng või glow saab tekkida siis, kui inimene on ikkagi tehnoloogia üle nagu kontroll. Aga ma ei näe seda, et robotid võtavad üle. Ma näen, et see on praegu selline suurushullustus. See on selline suurushullustus suure hurraaga, aga juba nähakse ka natuke ka tagasilööke selle teemaga seoses, nagu ma just ütlesin, miks ma seda teemat üles võtsin, et tegelikult on mindud isegi nii kaugele, et seda on nagu usutud ja tehtud ära, nagu ütleb, et ja on abiellutud ja asjad, et see tasakaalus, alati kui midagi on uut, siis tuleb suur hullustus ja siis see tasakaalustub ja me hakkame rohkem oma intuitsiooni kasutama. Ja ma leian ka, et võiks ka praegugi oma intuitsiooni kasutada along with tehnoloogia ja nii edasi. Mina isiklikult soovitan seda kasutada nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Et sest see, kui oled sinna juba ära sisse uppunud või sukeldunud, sa ei pruugi enam reaalselt võib-olla tajuda või näha või samas kõike peab proovima elus, kuid lihtsalt, et sa ei pruugi näha, et sa oled juba nagu liiga sisse ennast mässinud või et see võtab su elus juba üle, et võtab su suure aja ja nii edasi, et inimkogemused on tähtsad. Et tasakaal on tähtis, loodus, see päris asi on ka tähtis. Tahan ma öelda, et see ei kaoks ära nii-öelda. Ja. Et ime see on ja ligitõmbav see on väga paljudele, kuid see loob ka väga palju blokeeringuid, mille võrra võib kaotada aega ka päris asjade kogemisel, mis on samamoodi väga toredad. Ja võimaluste rohked. Et see on nagu tugevuse märk ka, kui sa nagu, ma mõtlen oma peaga ka või ma
kasutan oma intuitsiooni ka, et ma ei küsi ainult kogu aeg sõbralt või AI-lt, et ma tunnetan oma keha, oma intuitsiooni, oma keha, meele, hinge kooskõla, kuidas mingi situatsioon või teema läbi minu nagu ennast loob või kuidas öelda. Et jah, üha enam me näeme ka selliseid nagu, kuidas öelda, selliseid pilte või videosid, mis on tuunitud või isegi nagu tahtlikult, teadlikult siis täiesti ümber muudetud, et see tekitab ka sellist, et aga what's real and you, et vaata, hakatakse rohkem seda päris asja võib-olla ka hindama selle tõttu, et äkki ei tahetagi enam virtuaalset date'i, vaid kohal olles inimesega kohtuda või koos olla ja nii edasi, et leian, et selles äärmuses on ka oma võlu, et see kukutab meid rohkem hindama seda, kui olla looduses koha peal, hingata värsket õhku, olla päris oma inimestega, teha pikniku või rääkida silmast silma, ilma tehnoloogiata, et see natukene ka loob seda tasakaalu, et võib-olla me oleme neid asju võtnud iseenesestmõistetavana mõnikord ja me, sellest saab nagu uus väärtus või suurem selline teema. Et vahel on ka vaja sellest puhata nii-öelda, tahan ma öelda. Aga mina olen üldse ei ole väga tehnoloogia inimene, aga lihtsalt ma olen nagu kõrvalt vaadanud ja kindlasti ma olen selline ikkagi oma inimestega kohal olles, rääkides ja ma olen selline oma intuitsiooni kuulamine ja soovitan, õpetan teistel, kuidas enesearengu teekonnal siis seda rohkem rakendada, et sa ei oleks mõjutatud sellistest ei virtuaalsetest ega ka füüsilistest asjadest, aga seal on üks ja sama seos. Karakterid, keda sa ka internetist tõmbad ligi, ka siis veebipolitsei väärilised või siis normaalsed inimesed, ka nemad peegeldavad sulle sinu mingi läbivaid hingekogemusi või süsteemi tegemata tööd. Et see tegelikult on need piirid läinud väga häguseks. Ja sellepärast on hea teha järelevalvet, sest mõnikord alateadlikult ei märgatagi, kui mingi süsteemi muster slipib sinna interneti tasandil. Arvatakse, et on safer, aga tegelikult on seal täpselt samamoodi, sest kõik, nii füüsiline inimene kui ka virtuaalne kohtumine kui ka füüsiline kohtumine, see on energia, see on frequency ja sa tõmbad ligi ka veebimaailmas siis sarnaseid kogemusi, mis sul on hingel vaja ära läbida. Ja see läbimine on hea ja elutervem, kui sa oled väga heas kontaktis iseendaga kui tervikuga oma mina tunnetusega, siis sa oskad paremini õigel ajal öelda ei, siis sa oskad paremini õigel ajal näha läbi mingid mustrid, et tunned oma sisemuses, et midagi on valesti, isegi kui pealtnäha on väga kõik sõbralik ja meeldiv, et sa oskad kiiremini oma piire seada, ka veebiteel. Võib öelda, et seal ju võib kõike teha või kõike öelda või et seal ei ole midagi tõsiselt võetav, siis tegelikult viimasel ajal on. Ja mina kasutan näiteks internetti kui oma tööriista. Ma ei date'i internetis, ma ei tee selliseid midagi muud kui ainult puhtalt tööriista kasutan internetti. Ja perega suhtlemisel, kui on kaugus, kui on kiire infovahetus, aga see on ka kõik praktilistel eesmärkidel ainult. Nii et see oli siis selline kiire põgus ja see on okei, kui sina ei ole nõus minuga kõigega, mis ma siin rääkisin. See ongi lihtsalt minu võib-olla vaatenurk asjale.
et sa ei muutuks liiga paranoiliseks, et mis siin on ja kes siin on ja mida iganes, eks ju. Nüüd ongi see, et mulle tuli ka ju petukiri siin suvel, et kui sa mulle see summa ära ei tasu, siis ma panen sinust mingid paljad videod ja pildid kuhugi ülesse. Ausalt öeldes mul on kama 2, pane kas või mitmesse kohta. Seepärast, et kõik teavad, et kõik pildid on tuunitud. Ja selles mõttes, et vaata see AI on nii üle võtnud, võimust võtnud, et inimesed isegi ei võta tõsiselt selliseid petuskeemi kirjasid, ähvardusi, sest nad teavad, et kõik on juba tuunitud. Nad ei võta ka pilte väga tõsiselt, et parem on inimesega päriselt näha, on ju. Et nad teavad, et inimesed juba on skeptilisemaks muutunud. See ongi see, et see näitab tegelikult, et inimene on heas kontaktis endaga, kui ta on skeptiline. Ja kui ta näeb need mustrid läbi, need petuskeemid läbi ja nii edasi, et mina küll enam ei võta tõsiselt, kui ma näen kedagi mingit skandaalset pilti. Mul on täiesti ükskõik, sest ma tean, et see on juba tuunitud ju. Et mis siin ikka siis? On nüüd suur shebang, et mul on see pole sugugi kindel, et see inimene on ju. Ja ühesõnaga, ma tahan ka teile rõhutada seda, et võtke skeptiliselt seda asja ja petuskeemid ka. Need on suurenenud suuresti ka AI tõttu, eks ju, aga üleüldiselt lihtsalt maailmas on selline kaos. See ongi see, et kui sina oled magnet mingitele petuskeemidel, mul tõesti ei ole selliseid, see oli one-off mingi, on ju. Loomulikult ma ei vastanud midagi, ega vilistasin välja, naersin välja, ma nagu täiesti marurahulik selles osas, et see on nii läbinähtav juba tänapäeval, on ju, ja kedagi ei koti enam sellised tuunitud pildid nagu tõesti. Ja siis mu mõte on see, et ka petuskeemid, et võtame aru rahulikult, ära usu kõike. See ongi see, et jälle see, et sinu suguvõsas võis olla ka mingi petuskeemitamine, kas rahadega, kas kodudega, kas teemadega. Ja see oli küll sõja ajal, aga sinu ajal on see modernsemas võtmes, aga sa võid, kui sa oled siis netis, on ju, ikka sa pead oma hingeõppetunde või nii-öelda süsteemi probleeme lahendama ka veebis. Sa ei saa, ma mõtlen seda, et sa ei saa päris elu eest põgeneda. Need asjad tulevad. Aga siis see ongi see, et kas sa oled veebis või sa ei ole veebis, kas sa oled päriselt või reaalselt või veebis. Aitab see, kui sa oled heas kontaktis iseendaga, oma enesearengu teekonnal, kuulad oma sisetunnet, mis on õige, mis on vale ja petuskeemid ja kõik need mustrid sa lõikad ise läbi lihtsalt. Ja selleks on hea enesearengu teekonnal käia. Kui sa ei tea, kust alustada, siis võta minuga ühendust. Võime teha vestlusteraapia, kas kaugseansina või koha peal. Kohtumiseni!